viima ka nagu õppimise mõttes mugavustsoonist välja, et sa otsid omal kogu materjali, et sa tunnistad oma nõrkasid kohti ja sa arendad neid nagu selles mõttes, et kui sa näed, et see nõrk koht aitaks sind viia palju kiiremini, palju kaugemale või aitaks su saavutada hoopis teistsuguse elu kvaliteedi või eluväärtus. Kallis kuulaja, alustab saade Hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusid. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelastega, kellest võib tavaliselt väga palju ei kuule. Mina olen Indrek Põldvee ja tänud, et oled minuga. Kõigile. Enne kui saate juurde läheme, et ma hea meelega räägiks järgmisest üritusest, mis jälle tulekul, et Weltfoorum võeti hästi vastu ja kõigile suured tänud, kes te otsustasite pileti osta sinna. Ja järgmine üritus, mis toimus on Live to Lead ja see toimub 23. november. Ja tegu on siis juhtimiskonverentsiga, mis kestab 1 päev. Ja kohale, kes sinna tulevad, on näiteks Valdur Laid, kes on Maksu- ja Tolliameti juht, või siis ettevõtja Jaanik Järve, kes on erinevaid ettevõtteid üles ehitanud. Ja see on üritus, ma soovitan minna siis, kui sind huvitab juhtimine, eneseareng ja kuidas nagu teha erinevaid otsuseid just nagu tööl ja juhtides ja mina väga soovitan, et kui sul on väga suur huvi networkida, et just leida neid inimesi, kes mõtlevad sarnaselt ja see on minu meelest kõige suurem väärtus Eesti üritustel ja sealt on väga lihtne leida endale mõttekaaslasi, kellega tulevikus midagi muud teha. Et ma ise olen seal kindlasti ja nagu ikka kõigile kuulajatele kui te tahate pileti osta, siis pange promokood Hakkame tegutsema kokku kirjutades ja siis te saate soodustuse. Ja ma väga tänan, kes te ostate selle kaudu, sest ka mina saan väikse osa sellest, et seda saadet paremaks teha. Ja suured tänu kõigile. Tere kõigile. Et täna on meil saade number 19. Et väga lahe. Me liigume vaikselt 20. suunas, mis tuleb päris eriline. Ma võin ausalt öelda, tuleb väga eriline. Ja tänane saade on ka jälle üks ägedamaid. Merle Leemet on tänase looga Angelanna. Et Merle mees Erko Leemet käis saates juba tükk aega tagasi, et Merle käis ka tükk aega tagasi, et lihtsalt see saade ei ole enam avalikuks läinud, et võtab aega. Et Merle ja Erko on siis minu jaoks äärmiselt äge paar, kes on midagi sellist teostanud, mis me paljud soovime ja paljud loodame teha, aga vähesed õnnestuvad, aga nemad on selle ilusti nagu ära teinud ja nad seletavad täpselt kuidas ja miks ja mida nad tegid ja see on nagu nii lahe lugu ja ma ausalt ka ei hoia tagasi, et vist Merlega see intervjuu pikkus või üldse, kui ma temaga kokku sain, oli vist 4 tundi või 4,5 tundi, et intervjuu ise läks üle natuke tunni, aga meil lihtsalt oli nii palju rääkida ja nii põnevaid asju jagada ja see oli hästi valgustav vestlus, et kõigepealt suured tänu Merlele, et ja loomulikult Erkole ja kõigile nende perekonnale ja nad teevad lihtsalt nii ägedat ettevõtet ja kuidas ja nende mõtlemine on ka minu jaoks väga suureks eeskujuks ja ma olen õppinud neilt juba päris palju ja ma kindlasti räägin ennast rohkem, et see tuleb nagu väga lahe saade on see. Aga Merle saatega oligi see, et kui me intervjuud tegime, siis selle intervjuu käigus kõik asjad, mis võisid valesti minna, läksid valesti, et kui sa lõpupoole on siuke lõigatud ja ta ei ole kõige professionaalsem, siis see on puhtalt minu viga ja lihtsalt oligi, et mälukaart sai täis ja patakaid vist said pooled tühjaks ja kõik muud asjad veel, mis siin vahepeal juhtus, et see oli päris head õppetunnid, tulid see Merle saadet tehes. Ja ma loodan, et te seda kõik naudite, et kindlasti jagage Facebookis kommentaarige, mida te õpetate sellest saatest ja jagage seda. Et ja ongi, kui te lisaküsimusi ja mõtteid, kirjutage mulle indrek@hakkametegutsema.ee ja lähmegi täna saate juurde. Aitäh kõigile! Tere Merle! Tere! Et räägi, millega sina siis igapäevaselt tegeled? Lapsi kasvatan naljaks lapsi kasvatan ma ka, aga mul on selline ettevõte nagu Bredenkids OÜ, mis siis tegeleb lasterõivaste tootmisega. Et meile endale meeldib öelda, et me tegeleme
et me teeme, anname vanematele meelerahu ja teeme lapsed õnnelikuks. Ja siis tavaliselt selle peale küsime, oota, millega sa tegeled? Me toodame lasteriideid, mis töötavad, mis on kvaliteetsed ja toimivad. Ja, ma tean, et su abikaasa Erko käis meil ka siin ühes saates ja ta rääkis hästi põnevalt kogu omast loost, et sellepärast ma mõtlesingi, et oleks väärmiselt lahe nagu saada ka nagu tegelikult ma ise vaatan, et noh, sina oled tegelikult selle nagu alguse panija. Et mind just huvitabki just see algus ja see, et kui sa jäid, ma eeldan, et sa jäid lapsega koju ühe esimesega. Ja kus sa nagu mõttemaailm tuli ja miks sa nagu peale seda esimese lapse nagu sündi, et tuli teine laps on ja miks siis tööle tagasi läinud ja kuidas see nagu protsess nagu sul käis? Jah, tegelikult see kõik nüüd täna tagasi mõeldes see kõik sai alguse juba palju varem, kui mul tekkis idee, et hakkaks tegema mütse. Et nii nagu elus on väga palju, et siis sellised olukordi, kus mingid rasked hetked on need, millele hiljem tagantjärgi ma nagu mõtleme, et see oli see, mis tegelikult käivitas ühe protsessi. Ja tänu sellele hetkele ma tegelikult olen täna siin. Et väga tihti need rasked hetked on see, millele me peame nagu tänulikud olema, sest need on meid nagu siis, need on nagu tekitanud sellise doominoefekti või nagu mingisuguse tegevuste ahela. Et ma töötasin, enne kui me Erkoga esimese lapse saime, siis ma olin palgatööline, töötasin riigiasutuses, ma olen õppinud haldusjuhtimist väga kaugel ettevõtlusest väga kaugel ettevõtluse filosoofiast, aga ma töötasin riigiametnikuna ja ma tegelikult liikusin karjääriredelil väga kiiresti, mis ühest küljest on tore, aga teisest küljest ma põlesin väga ruttu läbi. Mul olid küll teadmised, mul olid oskused, erialased, aga mul ei olnud inimeste juhtimisoskust, mis tähendas seda, et ma põlesin läbi seetõttu, et või ma põlesin pigem läbi emotsionaalselt, sest ma ei osanud iseennast emotsionaalselt juhtida ja ma ei osanud ära tunda seda, kus mind siis, kus ma lasin enda nii-öelda siis pähe istuda või nagu seda emotsiooni kirjeldada on kõige parem nagu läbi selle, et kui sa hommikul lähed tööle, sa mõtled, ma ei taha minna, sest mul on tunne, et mind süüakse elusalt seal ära. Et see nagu kirjeldab kõige rohkem, aga ma ei süüdista teisi inimesi, vaid pigem näen, et see oli minu nõrkus, et ma ei osanud iseennast kehtestada. Aga kuidas sul see läbipõlemine veel nagu mõjutas elu või kuidas see nagu välja nägi? No see oli väga raske selles mõttes, et mul oli olukordi, kus ma teadsin, et hommikul ärkasin, ma teadsin, et mul on tol päeval mingi oluline kokkusaamine, kohtumine, kus ma pean mingisuguseid asju nagu tõestama ja selgitama, siis ma ärkasin hommikul üles, mul ei olnud häält. Mul ei olnud häält. Ma olin terve, mul ei olnud palavikku, mul ei olnud häält. Ja siis oligi. Ja ma ei saanud alguses nagu aru ja lisaks muidugi sinna tulid kõik muud asjad, et sellised ootamatud emotsioonipursked, õhtul tuled koju, nutad, kõik jutud, et see oli nagu väga-väga raske aeg, et ja lõpuks ongi, et sa hakkad siis nagu endas juba kahtlema. Aga kaua see aeg kestis? Aasta umbes. Ja selle kõige tulemusena ongi see, et sa hakkad nagu iseendas kahtlema, et ma ei saagi hakkama, ma ei oskagi. Et jah, ma liikusin väga kiiresti ametiredelil, mulle nagu anti kogu vastust juurde, aga ühel hetkel mulle anti vastu inimesed, kes on nagu oligi see proovikivi, kus ma oleks pidanud nagu õppima, kus ma oleks pidanud oskama ennast nagu paremini kehtestada. Aga ma ei osanud, seda kasutati ära ja nagu ikka on ju, et ja siis ja sealt hakkaski nagu tekkima selline nagu downward spiral on ju, et ma ise arvasin, et ma ei saagi hakkama, ma ei oskagi, ma ei oska inimestega suhelda, probleem on minus, mis kohati oligi, aga tegelikult see negatiivne minapilt tootis muus veel rohkem nagu seda ebakindlust ja ma sain veel halvemini hakkama. Kokkuvõttes pealt näha sain ma selle tööga väga hästi hakkama. See oli projektipõhine töö ja ma sain väga palju kiita nagu selle projekti elluviimise eest siis nagu nii-öelda kõrvaltvaatajate silmis. Aga lihtsalt see reaalsus seal taga oli nagu väga-väga raske.
ja siis ühel hetkel plaanitult jäime ootama Erkoga me esimest last. Ja tolleks hetkeks olin mina enda jaoks võtnud vastu otsuse, et kui ma kunagi üldse tööle tagasi lähen, sel hetkel ma mõtlesingi nii, et kui ma kunagi üldse tööle tagasi lähen, siis variant A, see on koht, kus ma tunnen, et meeskond hoiab kokku, kus teineteist toetatakse, mitte ei üritata ära teha ja su nõrkusi kuidagi nõrkustel veel eriti nagu mängida. Või teine variant on, ma teen midagi, kus mina saan otsustada, millised inimesed seal töötavad. Et see oli üks otsus tol hetkel, ega ma ei teadnud, mis sealt edasi hakkab saama. Ehk siis see oli järgmine domino tükk, mis nagu kukkus, on ju. Aga sa seda ei kartud, et on esimene laps, on ju, et töökoha kaotan ära siis või niimoodi, kui sa juba sellise otsuse küll võtsid, aga et ma ju kaotan stabiilse töökoha, kus on kõik need, et tol hetkel mind see absoluutselt ei huvitanud. Ma olin tolleks hetkeks nagu emotsionaalselt nii läbi, et ainus, mida ma tahtsin, oli turvaline kodu. Kodu, kus ma saan ise otsustada, kus minu ümber on inimesed, kes minust hoolivad, kes toetavad ja kus ma saan olla mina ise, kus ma ei pea iga päev tõestama, mida ma väärt olen ja et ma olen midagi väärt. Et mind ei huvitanud isegi tol hetkel, kuigi ma teenisin üsna head palka, ma teenisin Eesti keskmist oluliselt kõrgemat palka, siis sel hetkel ei olnud minu jaoks raha enam ka nagu mitte mingisugune motivaator. Ma tahtsin rahu, ma tahtsin oma pere, ma tahtsin turvalist keskkonda, ma tahtsin hommikul ärgata rõõmuga ja päeva oodata ja ma mäletan nagu seda isegi, kus reede tööpäeva lõpp oli tõene õnnis, sest et 2 päeva sai olla rahus, siis laupäeva õhtu mõtled, kuule, pühapäev. Siis pühapäev saab kohe läbi, siis on esmaspäev. Ehk et sisuliselt sa puhkasid nii-öelda vaimselt ainult 1 päeva, siis laupäeva õhtu hakkasid juba tootma endale seda, et pean sinna tagasi minema. Et ma ei muretsen nagu selle pärast, mind absoluutselt see ei huvitanud. Ma olin nõus väiksemate võimalustega läbi ajama, ma teadsin, et ma olen oma pere jaoks altruistlikult ja ma teadsin, et ma ümber on inimesed, kes nagu hoolivad ja armastavad. Ja kuidas see nüüd edasi, siis tuli teine laps, mis on ära? Jah, siis üsna pea tuli teine laps. Ma siirad, ma väga nautisin seda aega kodus. Aga siis vaikselt juba tegelikult Meri-Liisi esimese lapse ajal ma hakkasid peas rahulolematu hing, hakkasid peas juba mingid ideed tekkima, et okei, et ilmselt ühel hetkel võib-olla võiks midagi teha, et mis siis see võiks, ikka vaata, hakkad nagu peas mingite ideedega nagu mängima, et ilmselgelt ma siin päris kuni laste 18. eluaastani kodus nagu ei istu, on ju, et mis kodus istu, see on nagu siuke hea väljend, kodus istu, on ju, et kodune ei ole, on ju. Et mis see võiks olla, sõbrannadega ka, et sõbrannad ka tahaks midagi enda asja teha ja ikka siuke väike ettevõtlusvaim tuli nagu sisse ja siis nagu see idee hakkas kuidagi mängima ja siis sündis teine laps ja siis hakkasid nagu kokku mängima mingid. Mul tuli tagasi minu nagu siukene hobi ehk õmblemine, mille ma olin vahepeal täiesti ära unustanud. Ma lihtsalt tegin kleidikesi, mantleid, oma lastele lihtsalt selliseid lihtsaid asju, mitte mingisuguse nagu ettevõtluse eesmärgiga. Tol ajal oli Facebook pead tõstmas aastal 2008, et siis või oli 2008 oli see vist pigem, jah. Ei mäletagi. Ja kuskil seal kandis. Et siis sai ju pilte sinna pandud ja siis kuidagi, ja siis need sõbrannad ja tuttavad õhutused, et kuule, Merle, sa ei oska tõmmelda ja ikka üsna hästi ja et sul on nagu silma selle peale ja juba kohe tegin seal, mäletan nii hästi, et kui ma esimese mantli, kus ma tegin oma tüdrukule, ma nägin selle meeldelt vaeva, see ei olnud niimoodi, et hommikul alustan õhtul lõpetan, nii et 20 korda arvutasin ja siis kuidagi hakkas, et okei, tõmblemine. Ja siis hakkas see hobi nagu kuidagi nagu mingisuguseid suuremaid mõõtmeid võtma ja siis ühel hetkel see oli jälle see järgmine dominokivi, mis nagu kuidagi kukkus, oli see, kus ma isegi mäletan seda nagu päeva ja seda hetki, kus ma ostsin kuupäevi, kellaaeg ka? Seda ma ei mäleta, aga oli üsna kevadine ilm, sellepärast et ma mäletan, et ma ostsin oma lapsele uue mütsi ühelt väga head brändilt, mis on väga tunnustatud selles mõttes lasterebaste bränd ja ta teeb väga kvaliteetset toodangut ja väga läbimõeldud lõikeid. Ma panin selle mütsi pähe. Ma lapsi sellega natukene aega olla ja vaatasin kõrvad paljad.
siis mõtlesin, et mis mõttes, et kuidas nüüd ei tööta, et see on nagu nii kvaliteetne bränd ja olles nagu selline natukene keskmisest pedantsem lasteriiete osas, et asjad peavad töötama ja ilusad seljas olema ja mina nagu alati vaatasin mingisuguseid detaile, et kui osad inimesed vaatavad, et enam-vähem, siis mulle ikka proportsioonid peavad, pluus peab olema teatud pikkusega, teatud laiusega, varrukas, ma vaatan nagu sellise pilguga riideid. Mis mõttes müts ei tööta, müts on nagu nii oluline asi, et kõrvad ja lapsel mugav oleks ja see, et ma saan rahulikult pargipingil istuda ja mitte käia nagu lapsel joosta järgi ja seda mütsi talle pähe sätida, et jumala eest kuskil külma sisse nagu ei puhuks, on ju. Et ja siis ma mäletan, sealt hakkas, ma teen ise talle mingi mütsi. Vaatasin seda mütsi, et okei, materjal, lõige. Nägin nagu mingi võimalusi juba, kuidas asju paremaks teha. Ja siis oligi ja siis ma hakkasin otsima võimalusi, sest et see, muidugi, mis see müts on, võtan kanga, lõikan välja, umblen kokku, aga seal oligi nagu see nipp oli selles, asi on õiges materjalis ja õiges lõikes. See lõige oli õige, aga materjali vale. Ja siis hakkas nagu selline järgmine samm, et ma hakkasin otsima õiget materjali ja siis oli niisugune nagu, et see ei olnud nagu kohe, et okei, et teen mütsi, panen Facebooki ja hakkan müüma, et see ei olnud nagu niimoodi. Pikk kaose protsess aega võttis see, et sa nägid mütsi, vaatasid tööta, mõtlesid, et jõudsid selle järeldusele, et see, materjalis on viga. Ja kogu see, et kuidas sa nagu nende asjadeni nagu jõudsid üldse? Ma arvan, et see oli selline võib-olla aastane mõttekäik. See oli päris pikas, ma ei hakanud kohe nagu, see idee käis mul peas, ma käisin ikka need samade asjadega nagu edasi, need samade mütside ja kõikide muudega. Aga see idee ja kõik see nagu kuidagi hakkasin nagu ka vaatama rohkem võib-olla, et ma nägin nagu, et turul on nagu mingi asi puudu. Sest tegelikult, siuke lasterevaste pedant, nagu ma olen kogu aeg olnud, siis ma tegelikult olen kogu aeg nagu jälginud, et või toona kui esimene laps nagu sündis, et otsisin seda ideaali kogu aeg, et ma tean, et mõni ema nagu mõtleb, millest sa räägid, on ju, aga ma tean, et on emasid, kes minuga nagu suudavad nagu, ma tean, mõni kord otsin seda õiget bluusi ja ühel on varukas lühike, teisel on, ma ei tea, keren liiga lai. Et aga ma juba nagu teadsin, et seal on nagu siuke vajakajäämine ja siukest head toimivat mütsi nagu ei ole turul. Ja ma võin siin nagu eksida selle, et kas see oli nüüd aasta või oli see pool, aga ma arvan, et see oli umbes aasta, sest et see järgmine mütsiralli või see nii-öelda nagu mütsi mõte või see kogu see tegevus hakkaski niimoodi, et ma tellisin ühest Rootsi e-poest tellisin kanga. Ütlesin Erkole, et nii, ma tellin nüüd kanga ja mul on vaja nüüd overlocki. Ma ei tea, kas seda, mis on overlock? Ei tea. No, sul ei ole teisärki selles, aga overlock on siis spetsiaalne õmblusmasin, mis õmbleb siis seda, ütleme, teesärgil venival materjali sellist nagu õmblust, mis ise venib kaasa. Ühesõnaga, ütleme nii, et trikotaaži võiks öelda, et saabki õmmelda nagu selle overlock masinaga. Aga see on väga kallis masin, see ei ole niimoodi, et lähen ja ostan. Ja siis Erko küsib mu käest, okei, numbrit inimene nagu ta on, mitu teesärki sa peaksid õmblema selleks, et raha nagu tagasi teha. Siis ma arvutasin, esiga arvutas minu juurde välja, see oli väga suur number teesärke, et see on nagu mingid majanduslikult ratsionaalselt nagu, see on, ma ei tea, 50 umbes särki oma lapsele selleks, et see masin nagu ennast ära tasuks. Aga lõpuks me kuidagi saime kokkuleppe, et me selle masina ostame ja siis esimesed nii-öelda mütsid said siis sealt oma lastele tehtud. Ja ma jäin see tulemusega väga rahule. Muidugi taaskord taevast tänatud Facebookile. Sain need mütsid jõudsid ka ülesse Facebooki, kusjuures need esimesed pildid, mis ma panin ülesse, kus tegelikult alguse sai tänane Preeden, on siiamaani mul timeline'il seal olemas, kus on seal all, ma just üks päev vaatasin, et kus sõbrannad ütlesid, et Merle jube äge, palun tee meile ka. Ja võt sealt sai kõik alguse. Et see oli jälle see toomine, üks järgmine toomine, mis kukkus ja kus me oleme nagu tänaseni nagu jõudnud. Põhimõtteliselt oli see nagu esimene müük oli sealt lihtsalt paari läbi sõbranna. Põhimõtteliselt küll, jah. Aga ma võtan nagu selle nagu lihtsalt, see on nii närjakas nagu kuulata vaata, et tegelikult kui 2008 või 2009 aastal vaadata, et sa lähed poodi, vaatad lasteriidid, tegelikult ei ole ju puudu mütsidest. Sa valid ükskõik millist ja teed, mis tahad, et ma just nagu selle tahaks nagu välja tuua rohkem. Pigem ongi see, et sa ei näinud, et turul ei olnud probleemi mütsidega, vaid turul oli see, et teha natuke paremini lihtsalt. Ja see oli nagu see asi, mis nagu
ma ise kuulen ka nagu päris paljude nagu inimeste nende käest, et turul ei ole ruumi. Turul nagu, noh, et selle mõttes, et miks ma peaksin mingit sihukest asja tegema, sest kõik teised ju teevad. Aga siin on just, ma arvan, see sinu looskust just nagu hea näide tulebki, et jah, see protsess sul aasta aega ja kogu seda asja. Aga sa nägid midagi, mida saaks tegelikult palju paremini teha ja hakata sellega mängima. Et see ongi nagu minu arust nii oluline. Ja, ongi, mul on ka tihti nagu öelda, et kuule, laste rõivad, et kas on nagu raskemat ala ei tahtnud omale valida. Ma ütleks selle peale, et milline ettevõtlusvorm see nagu lihtsam on. Et selles mõttes, jah, kui sa tuled mingi väga unikaalse tootega, mida tänapäeval leida toodet, mida keegi ei ole veel suutnud nagu välja, jah, me räägime nagu siin mingisugust upgrade'dest on ju, et muidugi alati on võimalik parem, aga väga raske on täna nagu tulla välja tootega, mida keegi ei ole veel suutnud välja mõelda, on ju. Aga alati on võimalik mingit asja paremini teha. Et alati on turul mingi toode, millega sina suhestud kuidagi nagu eriti. Sa tunned neid nüansse, sa tead nagu seda eripära ja sa näed võimalust teha paremat, mitte kopeerida, vaid sa teha paremat. Et kopeerimine on nagu hoopis teine asi, on ju. Aga sa lisad sinna mingi oma teadmise, mingi oma oskuse, mingi oma arusaama ja sa nagu need upgrade'id seda toodet. Olgu see laste müts või ma ei tea, olgu see automudel, vahet ei ole. Aga siis, kui sul need sõbrannad ütlesid, kuule, tee mulle ka, et kuidas sul see hinnastamisega oli, et ma arvan, et see võib olla, et kus sa küsid, vaata, kas sõbranna on ju, tahab ka on ju, et mis see hind on ja kas ikka, ja ma ei tea, kas sinul, aga ma arvan, minul oleks kindlasti, kas ma ikka teen piisavalt hästi, et üldse mingit hinda küsida või mis oleks see nagu õiglane hind nagu ja arvatavasti nemad ei tea tegelikult, et ma võib-olla tegin seda ühte vitsi 3 päeva, et kas siis on võistlik küsida, et 3 päeva töö või kuidas sinul see nagu käis? Ja, see on jumala õige selles mõttes, et kui sa, ja see on minust üks asi, mida käsitöölised, just ma mõtlen käsitöölised, need, kes alustavad, et sa ei julge või sa ei väärtusta seda oma tööd, et küsida seda hinda. Et sa tegelikult ju tead, kaua sa teed, sa tead, kaua see toormaterjal maksab, sa tead enam-vähem, kui palju sa pead nagu neid tooteid tegema selleks, et nii-öelda ära elada. Selge see, et kui mina oma esimesi mütsi nii-öelda müüsin jutumärkides on ju, et ma ei arvestanud, et ma peaksin nüüd sellest ära elama. Siis et oligi see, et saaks kangaraha tagasi ja tore oleks, kui paar eurot seal peal ka oleks. Aga ma mäletan nagu nii hästi ühte hetke taaskord, mingid hetked nagu elust jäävad nagu lihtsalt nii pilt selgelt nagu meelde, kus üks mul, me elasime toona Sakus ja üks ka nii-öelda mänguväljaku ema siis nii-öelda mänguväljaku sõbrad on ju, mänguväljaku tuttavad, et ka, et kuule ma tahaks omal mütsi on ju, ütlesin okei, ma teen, et juba ägedad mütsid, et äge muster ja ma näen, et püsib peas ja et vitsid tee mulle, aga ma ütlesin okei on ju, et leppisime seal kokku, et selleks päevaks, siis tuli mul selle päeval nagu külla ja siis oli niimoodi, et ma juba enne ette vabassin, mida ma küsin ta käest, mis ma küsin. Ma mäletan, seal jutt oli 7 eurot, 8. Palju ma küsin ta käest. Tegemist oli kvaliteetkangaga, spetsiaalselt Rootsist tellitud. See ei olnud hulgihind, ma ostsin selle jaehinnaga, ma maksin mingi meelte transpordi hinna sinna otsa. Et nagu see, et ma teadsin, et see toode töötab. Asi on selles, et kas see toode on nagu kvaliteetne. Ma teadsin, et toode on kvaliteetne, aga see, et kuidas ma hindan oma tööd on ju, kuidas ma küsin raha selle eest. Et selles mõttes, ma mäletan seda nagu seda nii-öelda seda sellist dilemmat oma peas ja siis ma mäletasin, ma ütlesin selle lause talle kuidagi niimoodi, et 7 eurot, on see okei või? Ma tükk aega mõtlesin, ma arvan, 7, jaa, Merle, see on jumala okei, et see on nii raske, alguses on see väga raske ja tegelikult tänase päevani, mis see salata, on see hinnastamine üks raskemaid asju. Sa tead, mis su toode väärt on, sa tead, mis kvaliteeti sa pakud, sa tead, mis positsioonil ta teiste samalaadsed toodetega on. Ja ikka sul on raske oma tootele panna õiglast hinda. Sest et mis sa salata, sa konkureerid rõivaste puhul, kui me räägime, sa konkureeridki kiirmoekettidega, sa konkureeridki masstootmisega ja inimene tänavalt, tema jaoks on 16 eurot müts ja 5 eurot müts, mis näevad välja ühesugused, tema jaoks, aga tegelikult seal taga on hoopis erinevad maailmad. Et see on raske. Aga kuidas seda nagu just nagu teistele nagu selgeks teha või kes nagu praegu käsitöö või asjadega tegelevad, et
ma näen, et see on ka nagu teine ekskreemsus. Mõned on need, kes panevad lihtsalt liiga, panevegi 100 eurot ja tegelikult oma kulud ja kõik asjad lähevad mingi 20 eurot, on ju. Et see on ka teistmoodi asi, vaata. Aga kus oleks nagu see õiglane või see, et just nagu alustavalt, kuidas sa nagu ise nagu hetkel nagu seda näeksid, kui sa oled sellise teemana läbinud? No, selles mõttes, et numbrid ei valeta. Et selles mõttes ongi väga, väga nagu lihtne, et sa pead, kui sa tahad õiglast hinda oma tootele ja mitte kõhutunde hinda, ehk et mida ma julgeksin küsida, siis sul ongi see, et sa arvutad välja oma toorainekulu, sa arvutad välja oma siis töökulu ja töökulu nagu selle pealt, et kui kaua ma seda toodet teen, kui palju ma seda tööd jõuaksin päevas teha ja kui palju raha ma peaksin päevas teenima selleks, et ära elada. Sealt hakkad nagu tagasi arvutama. Ehk kui palju, ütleme 1 tund päevas ma teen, või 1 tund ma teen seda toodet, ma suudan teha seda tööd näiteks 5 tundi päevas, et ei suuda 8 tundi tööd teha, on ju. Näiteks, toon näite. Siis sa saad arutada välja, palju see töökulu on seal. Ja siis sa mõtled, okei, et lisaks on mul seal ju veel, ma pean elektri eest maksma ja kõik muud jooksud kulud. Ja siis sa tegelikult, numbrid ei valeta. Numbrid ütlevad sulle, mida sa peaksid. Siis vaatame, et see on liiga kalli, ma ei usu, et keegi selle, alguses võin natuke odavamalt teha. Võidki. See võibki vahel olla väga okei, et kui sa näed, et see hinnabarjäär on nii nagu suur, et see läepakk on nagu nii kõrge, et siis algul võidki natuke teha nii-öelda dumping hinda, on ju. Et näidata, et kui sul on vaja kiiresti ja suurte massideni jõuda, on ju. Aga see ei saa olla nagu strateegia, et ma müüngi oma toodet odavamalt ja ma selle pealt nagu võidan kliente. See on väga, väga libe tee, et see võida alguses, jah, teha nii-öelda olla strateegia osa ja ma teen natuke odavamalt, ma jõuan selle kliendini ja siis ma hakkan nagu vaikselt tõstma ehk see nii-öelda õiget väärtust küsima. See ei tähenda seda, et sa hakkad siis lõpuks panedki selle nagu mingisuguse ebanormaalse hinna, mille taga ei ole väärtust. Me räägime nii toote kui siis nagu mingisugusest nii-öelda muudest väärtustest on ju. Et numbrid ei valeta. Aga kuidas sa nagu vastupidi võtad, kui ongi see, et kui ma panen mingi hinna ja siis 4-5 sõbrannat ütleb, kuule, see on liiga kallis. See on nii kallis hind. See on ebanormaalne, mida sa. Kas siis tähendab, et ma ei ole näidanud selle tootega seda õiget väärtust välja? Jah, see võib olla üks asi, aga alati, kui keegi ütleb, mille kohta see on liiga kallis või alati, kui keegi ütleb, mille kohta see on liiga odav, siis alati on küsimus, millega võrreldes. Millega sa võrdled seda? Et meile öeldakse väga tihti, et mis asjad maksab 15 eurot see müts ja ma lähen, ostan sealt sellest poest, saan selle 5 euroga. Aga mida sa ostad selle 5 euro eest? Et alati ongi see, et kõigepealt tee selgeks see inimene, kes sulle ütleb, kas on odav või see on kallis, et kas või küsida käest, aga millega võrreldes? Või siis, kui sa ise tead, et millega tema nagu võrdleb, on ju. Ja siis sa sealt pealt saad nagu öelda, et kas ta on kallis. Ja siis ongi teine aspekt, okei. See inimene võrdleb näiteks, et need ei ole võrreldavad tooted, et see ei ole võrreldav väärtus, see ei ole võrreldav kvaliteet. Siis järgmine samm on okei, siin on see koht, kus mina pean klienti harima. Mida me täna nagu väga palju, ma ei ütle, et klient on loll, aga see pigem on nagu see, et teadvustamine just täpselt. Et kliendi harimine ei tähenda seda, et klient on loll, vaid see, et ma teadvustan ja üritan nagu talle selgeks teha, et on 2 erinevat maailma. Üks on jätkusuutlik maailm, teine ei ole jätkusuutlik maailm. Et mulle nagu meeldib see ütlemine, et mis hinda me maksame, kui me ostame odavat asja. Et mida me toetame, mis maailma me nagu toetame. Et siin see on nagu selline väga tricky koht. Et väga paljud inimesed või väga paljud ettevõtjad, just alustavad ettevõtjad lähevad nagu selle õnge, et vaata, ma saaksin sealt poest nii odavalt. Aga mida sa ostad sealt? Et mis väärtus sa sealt ostad? Et endal tuleb väärtused asjad nagu paika panna. Jah, just täpselt. See ongi. Aga lähme nüüd selle juurde kahjuks, kui sa hakkasid neid esimene tegema, müüsid ära, on ju. Et Erko nagu rääkis nagu enda poolt, et kui ta tuli sealt töölt ära ja ütleb niimoodi, et teie majanduslikud seisundid ei olnud just nagu kõige nagu ideaalsemad, et võlvides ja kõik see, et kuidas sina nagu sellega nagu hakkama said? Sa mõtled nüüd... Vaimselt, nagu see, et Erko on töölt ära ja niimoodi ja sa tead, ja sul on 3 last, on ju, ja siis toimetadki.
selles mõttes sel hetkel, kui Erko nagu töölt ära tuli, siis selle aja peale ju ikkagi ettevõte juba mingil kujul töötas. Et see ei olnud päris niimoodi, et meil ei olnud õrna aimugi, et ma tegin seal 3 naabrinaisele mütsi, siis Erko tuli nagu töölt ära, et see ei olnud nagu see hetk, on ju. Et see, et kui Erko nagu töölt ära tuli, siis oli ikkagi, selles mõttes hakkas juba see nii-öelda ettevõtte hakkas vormi võtma, on ju. Et meil olid mingisugused siid, meil olid mingisugused eesmärgid, aga jah, sel hetkel mõistagi, kui Erko oli ainus nii-öelda pere sissetuleku allikas ja ettevõte meile ikkagi nagu sissetulekut selles mõttes ei tootnud, et ta vajas väga palju investeeringuid ja pidevalt nii-öelda rahasüste, on ju, et üldse otsaga nagu kokku tulla. Aga see usk pigem, seal tulebki nagu see mängu, et sul on mingi idee, sul on mingisugune mõte, millesse sa nii väga nagu mille õnnestumisse sa nii väga usud, et sa ei mõtle enam kas, vaid sa mõtled millal. Sa ei mõtle enam, kas ma õnnestun, vaid sa mõtled millal see juhtub. Et kas see juhtub 2 aasta pärast, kas see juhtub 5 aasta pärast, kas see juhtub 1 aasta pärast. Et kui sa oled nagu selle hetke ära saavutanud, siis sa enam nagu sa oled nõus tegema mida iganes. Ja sel hetkel, kui me nagu, see on nüüd nagu väga pikk samm sellest hetkest, kui ma Facebooki panin esimese pildi ja see esimene mänguväljaku ema ütles, et kuule, tee mulle ka müts, kuni sel hetkel, kui Erko nagu töölt ära tuli, et seal on nagu aastaid vahel, on ju. Aga sel hetkel, kui tema nagu ära tuli, siis ma arvan, et meil ei olnud isegi nagu sellist omavahelist kokkulepet, et see oli nagu selline vaikiv otsevaatamine, et me teame, me saame hakkama. Me elame selle aja väiksemate vahenditega üle. Ma tean, et see saab olema, me teadsime tollekil, see saab olema väga raske, sest tegelikult juba tollal oli väga raske, sest kõik raha, mis Erko teenis, kõik raha läks tollal Bluebirdi ja siis nii-öelda Predini eelkäija, on ju. Et tol ajal juba oli väga raske. Et see ei olnud niimoodi, et me elasime väga lahedalt ja Erko tuli ära, meil olid mingisugused säästud ja kõik oli nagu lalala. Et tegelikult sel hetkel, kui Erko töölt ära tuli, meil oli juba majanduslikult väga peost suhu aeg. Mis teil vist 3 last ka või? Ja siis meil oli 3 last juba, jah. Aga mis on nagu veel vahepeal, enne kui ta töölt ära tuli? Kas see oli põhimõtteliselt läbi Facebooki, see sõbrannale ja niimoodi vaikselt lihtsalt hakkaski või kuidas see nagu kasvõt nagu läks? Jah, oligi, et ühelikke ma tabasin nagu ära, see oli vahetult enne 3. lapse sündi. Ma arvan, et ma olingi kuskil pool aastat sellega tegelenud, et niimoodi hobi korras lihtsalt sõbrannadele ja tuttavatele neid mütse seal poole ööaeg õmmelnud. 2 last sai magama pandud ja siis hakkasid seal vaiba peal ükshaaval neid mütse välja lõikama ja siis neid kokku uristama ja siis hommikul, kui naabrimeest vaatasid, siis mõtlesid, et kas täna tuleb mingi lause ära, et umbes, et kas öörahu üldse siin majas ei saa, sest tema siin teeb väga kõva häält. See teeb väga kõva häält. Aga no see selleks, et kui pool aastat hiljem, kui see siis, ma sain nagu aru, et okei, nüüd on nagu see koht, kus see hakkab nagu sellist nii-öelda ainult sõbrannale tegemise nagu mõõtmetest nagu välja minema, et ma mäletan, ma ühel hetkel panin Facebooki, taaskord Facebooki, panin üles avaliku kausta, kuna väga palju juba minu jaoks täiesti tundmatud inimesi, kes olid juba sõbrannad, hakkasid mulle kirjutama, et kuule, me tahaksime ka. Ja siis ma tegin sinna nii-öelda siukse kangaste kausta, kus siis inimesed said valida omal sobiva kanga, ütlesid, mis suurust nad tahavad. Ja siis mina võtsin nii-öelda läbi oma isikliku kontos nagu nii-öelda tellimusi nagu vastu. Et aga ühel hetkel hakkas väga palju uued inimesi minu sõbraks tahtma saada. Okei, nüüd on see koht, kus ma pean nagu mõtlema, et mismoodi edasi. Aga siis tuli suvi peale ja meie 3. lapse sünnitähtaeg hakkas saabuma ja ma võtsin korraks aja maha, et ma ütlesin tellimused, nii-öelda ütlesin, et jätsin ootele, ma ütlesin, et räägin muust sügisel, et meil on 3. laps sünnimas ja see oli siuke hea aeg, kus ma sain nagu aja maha võtta. Aga see aeg ei olnud väga pikk, sest näpud hakkasid üsna pea sügenema ja kui ma plaanisin, et ma hakkan mõtlema, mis edasi saab uuesti sügisel selle peale, siis tegelikult oli juba suvel see, kus mõtlesin, et okei, tahaks juba midagi teha.
ja siis täpselt oli see hetk jällegi, kus ma piltlikult mäletan, kuidas ma ühe käega maa lõunapuu all kõigutasin oma seal 2-kuust beebit ja teise käega tegin Facebooki omal esimest business kontot. Sest ma sain aru, et see nagu ei saa olla enam nagu läbi minu eraisiku, et selle peab kuidagi süsteemsemaks muutma, sest tol hetkel ma teadsin, ma tahan sellega tegeleda. Et see on see, mis paneb mul silma särama. See, kui ma saan teha mingi toote, mis töötab, mis pakub nagu lapsele rõõmu, emale kindlustunnet, et see täitis mu hinge. Ja minu jaoks enam ei olnud küsimusi, et kas ma saan hakkama või kuidas ma seda teen. Ma lihtsalt astusin selle sammu, mis iganes ette tuleb, ma teen ära selle. Vaatame, kuhu ta mind viib. Ma ei laulatanud ennast selle ideega, kui ma ühel hetkel, omas peas mõtlesin, kui ma ühel hetkel tunnen, et ma enam ei jaksa ja ei taha ja ei saa, siis ma ei tee enam. Aga jah, nii see nagu esimene bränd ehk Bluebird sündis. Aga kas selleks ajaks oli, kuidas need müügid olid, et kas sealt juba teenisite ka midagi, või see oli ikka kõik nagu... Ei, see oli ikka väga... See oli ikka väga pikk protsess, kuni sa lõpuks said nagu endale hakata mingisugust palkagi maksma, et nii nagu ma ütlesin, et see, mis Erko teenis, ongi, et ostsime süüa, maksime maksud ära ja kõik, mis sealt vähegi üle, kõik läks Brennanisse. Nagu hea näide on see, et iga-aastane tuludeklaratsioon oli meie jaoks väga oodatud päev, mitte sellepärast, et minna osta uus pesumasin või minna puhkusereisile, vaid sellepärast, et see on võimalus panna rahasüst ettevõttesse, osta uusi kangaid või osta uus masin või mida iganes. Et kõik vaba raha läks sinna. Nii vähe, kui seda oli. Tuli kogu aeg investeerida. Ja siis, kui nagu, ma tean, et Erko nagu te tulite ära, ma otsustasite nagu uuesti teha, et aga te olite ikkagi võlgudes ja mis oli sinu nagu see mõttemised, kui Erko rääkis, et see koolitus, mis Edu Akadeemia oli, et see nagu muutis oma teekonna, aga selleks, et sinna minna, võtsid samuti võlgu. Et kuidas see nagu loogika nagu töötab, kuule, et tundub, et on huvitav koolitus, et võta võlgu ja et ei tea ju, et see niimoodi muutunud, see ei tea ju, et see läheks niimoodi tööle. Et kuidas see ise nagu sellega või kuidas ta nagu... Tead, kuigi ma olen nagu järjest enam, ma saan aru, et numbrid on väga olulised, et sa pead mingid asju kalkuleerima. Ma olen väga selline intuitiivne inimene, et ma väga tihti teen otsuseid kõhutunde pealt ja ma nagu, seal ei ole mingit teadust, aga ma olen väga palju väga olulisi otsuseid oma elus teinud kõhutunde pealt, kus ratsionaalsus enam nagu ei mängi rolli. Et tegelikult tol hetkel too koolitus oli meie jaoks väga kallis. See oli väga kallis koolitus ja me mõtlesime väga kaua selle peale ja tegelikult me ei saanud, täpselt nagu ilmselt Erko rääkis, et me ei saanud seda endale tegelikult lubada. Aga me teadsime kuidagi mingi kõhutunne, midagi ütlesime, peame selle koolituse võtma. Et see on niisugune väga esoteeriline voodoo natukene, aga ma usun mingitesse asjadesse, kui sul sisetunne ütleb, et see on õige, siis otsi võimalus, kuidas sa saad minna seda koolitusele, kuidas sa saad midagi ära teha, kuidas sa saad mingi idee nagu ellu viia, et see oli mingi sisetunne, mis ütles lihtsalt, et mine ja tee ja selles mõttes jah, et see oli nagu üks järgmine platoo või järgmine tasand meie jaoks, mille me nagu saavutasime, et me saime aru, et selle nii-öelda põlve otsas nokitsemine tuleb nagu ära lõpetada, et see ei tööta meie jaoks. Sest endiselt oli nagu emotsionaalselt oli väga raske, rahaliselt oli endiselt väga raske ja me saime aru, et kui me kaua niimoodi jätkame, siis varsti meist ei ole lihtsalt mitte midagi järgi ja sellest ei sünni mitte kellelegi kasu, ei meie lastele, meie endale, ei meie vägevatele klientidele, keda meil oli tol hetkeks juba väga palju, aga ettevõtte kasum, see võtab aeg, et sul ei teki kasumit kohe niimoodi. Kaua pärast aega läks, et hakkas nagu töövilju nagu tulema? No see, et sa hakkas tagasi mahtuma siis. Või te saite aru, et okei, see on nüüd süsteem. Ma saan aru selle, et saite nüüd nagu koolituskohane kord, et okei, see on nüüd see, mida me saame rakendada. Aga kaua see rakendumise, implementeerimine ja see nagu aega võttis ja te nägite, et see nagu tõsiselt nagu töötab ja nüüd hakkab ka nagu eskaleerite äri. See hakkas ta kuidagi nagu step by step selles mõttes, et ega me nagu tänase päevani
selles mõttes me oleme ikkagi nagu vägagi alustav ettevõte, ehk tänase päevani me ei räägi ju mingitest meeletutest kasumimarginaalidest, et see väikenegi kasum, tegelikult olgem ausad, tänase päevani me üritame nagu jah, meil on väga palju kliente, meie ettevõte kasvab väga kiiresti, aga sama kiiresti kasvavad ka igasugused kulud, on ju. Et sellist nagu meeletut kasumimarginaali ega meil nagu väga tekkinud ei ole ja see vähekenegi, mis meil tekkinud on nagu, läheb kõik ettevõttesse tagasi. Ehk et tegelikult see, et sa jõuad ühel hetkel ettevõttega sinna staadiumisse, kus sa oled nullis, isegi kasumis, on väga-väga suur saavutus ja see oli tegelikult meie eesmärk sealt koolituselt tulles, et me saaksime oma ettevõtte sellisele järjele, kus me ei pea oma isiklikku raha enam pidevalt nagu sisse panema. Et me ei pea nagu pidevalt otsima võimalusi, et ettevõte saab ise mingil kujul hakkama. Jah, muidugi, sul aeg-ajalt sa näed mingisugust meeletut arenguvõimalust või teha nagu üks suur hüpe ja sa pead selleks nagu leidma mingisugused investeeringud, aga me räägime sellist nagu igapäevasest sellisest nagu nii-öelda majandamisest, kus on nagu, et sa saad nagu hakkama. Et sa maksad palga rahulikult ära, et sa maksad oma maksud ära, et sa maksad oma kulud ära ja sa saad nagu hakkama. Et see süsteem, mida me nagu pärast seda koolitust nagu looma hakkasime, näitas seda, et me oleme järjest lähemal sellele, et me ei pea ettevõtte enam kogu üleval pidama. Ehk et me ei pea nagu kogu aeg iseenda nagu selja tagant ära andma selleks, et ettevõte saaks elada, sest kõik need aastad see seda oli. Me elasime kogu aeg ise nagu sellise miinimumprogrammi peal, igas mõttes, et miks me tegelikult täna tagantjärgi nagu mõeldes, et enne seda, kui meil see 3. laps siis sündis ja kus oli see, et ma võtan aja maha, me elasime veel tegelikult linnas, aga siis 3. laps sünniga me otsustasime, me kolime maale. Toona oli see, et okei, et me kolime maale ja me tahtsime ka maale kolida, et see nagu elukoha vahetus, elustiili vahetus, aga kui me nagu täna selle peale mõtleme, siis ma arvan, väga palju tol hetkel oli selline alateadlik otsus, et meil on vaja oma elamiskulusid vähendada selleks, et seda ideed nagu elus hoida, ehk seda ettevõtluse ideed, siis me saime aru, et linnas elades väga suurte kuludega meil ei jää midagi üle. Ehk maale kolimine andis meile võimaluse, et me saame oma elamiskulusid oluliselt vähendada ja tänu sellele siis anda seda nagu ettevõttes. Mulle, et kuidas sa ise nagu sellest nii-öelda, mis kõige suurem muutus sul nagu nende aegade jooksul olnud või need mõttemaailm, vaata, et sa mainisid, kuidas Vanamerle võtaks väljakutseid vastu ja kuidas Uusmerle nüüd väljakutseid võtab vastu? Jah, ma näen, et see ongi nagu see selline arusaam, et milleks sa tegelikult nagu võimeline oled, et sa tunned oma piire ja sa tead, mida sa tegelikult ära suudad teha. Et ma sain ühest raamatust, see ongi see, kuidas sa nagu kogud erinevatest kohtadest mingisuguseid ideid ja mingeid noppeid ja siis lood enda jaoks nagu mingisuguse tööriista varamu. Ja üks tööriist, mis minul nagu töötab väga hästi sellistel hetkedel, kus ma natukene hakkan endast kahtlema või tekib selline ebakindluse hetk, et siis ühest raamatust, mille autoriks on Lisa Nichols ja selle raamatu pealkiri on Abundance Now. Ta kirjutas seal muuhulgas väga hästi niimoodi, et ütles, et sinu sees on olemas kõik või sul on ütleme, see sinu sees on võib-olla natukene niisugune esoteeriline, seal on inglise keeles öeldud, aga sul on olemas kõik need teadmised ja oskused täna, siin ja praegu, selleks, et ületada need raskused, mis su teele tulevad. Et kui sa selle teadmise nagu omaks võtad või selle arusaama nagu enda jaoks nagu siis sõnastad, et nii ongi. See, et ma tänasse päeva olen jõudnud, kui palju mu elus on neid väljakutse, kus ma mõtlen nagu, ma ei saa sellega hakkama. Ma ei tea, miks see praegu vajalik oli. Olgu see siis eraelus, olgu see siis tööelus, kus iganes. Ja sa mõtled, et nagu, mida ma teen? Ma ei saa hakkama, aga sa saad hakkama. Sa saad alati hakkama. Ja siis ma saingi, ja siis kui ma selle nagu nii-öelda selle lõigu või selle lause tugesin, et
sinu sees on alati olemas piisavalt palju selleks, et sinule nii-öelda saadetavad väljakutsed või sinule tulevad väljakutsed ületada, siis see on see koht, kus ma tunnen, et kui mul on raske, siis ma mõtlen, et Merle, sa oled tulnud nagu kõigest võimalikust läbi, et sa saad sellega ka hakkama. Et hoia fookust oma eesmärgil ja see on lihtsalt aja küsimus. Küsimus ei ole kasvada, see küsimus on millal. Ja ma arvan, et see oli see, et mis me enne nagu intervjuukani sul jõudsid, et kus sa sellele samal nagu mõttele jõudsid, et muidu elu viis sind edasi, nüüd on see, et sina viid elu edasi. Ja see ongi see suur muutus, mis tegelikult on hästi oluline. Ja, et see mõtteviisi muutus, et me ei lase nagu elul juhtuda, vaid ma tean, et see kõlab nagu klišeena ja seda kasutatakse hästi palju, aga kui see nagu korraks nagu kui seda nagu endale öelda või nagu see läbi mõelda see idee, et mis mõttes elu juhtub minuga, juhtubki see, et ma lepin sellega, mis mul on, ma lepin sellega, mis mulle pakutakse, ma lepin sellega, kuidas minuga käitutakse, ma lepin sellega, milline on mu füüsiline keha, ma lepin sellega, milline on mu vaimne keha, ma olengi selline, see kõik on üks selline alateadlik loba, mis hoiab meid nagu mugavustsoonis ja siis me lepimegi eluga ja see elu juhtubki nagu meie eest. Aga point on nagu selles, et elul on nii palju muud anda ja see, kui sa mõtled, et temal on antud, siis suure tõenäoliselt temal ei ole antud, vaid ta on selle ise välja võidelnud. Jah, on inimesi, kes sünnivad hõbelusikas suus, aga enamus inimesi, kes on väga edukad, ükskõik, kas me räägime siis nagu vaimsetes või rahalistes väärtustes, siis nad on ise väga palju pingutanud. Et see ei ole nii, et keegi on nii-öelda, ta on õnnesärgis sündinud, mis on nagu, ja õnnesärgis oot siis sündin, kui sa mingi väga suure õnnetuse elad üle ja sul läheb väga hästi, aga mitte see, et kui mul läheb rahaliselt hästi või ma olen õnnesärgis sündinud ja mul on nii hea suhe, ma olen väga palju pingutan oma suhte nimel või ma olen õnnesärgis sündinud, et mul on nii toredad lapsed on ju, aga ma ka pingutan selle nimel, et mul oleksid toredad lapsed, et see ei ole niisama, et asjad ei juhtu elus nagu niisama, et tihtipeale me võtame nagu sellise mida mina ise olen ka teinud, ma nagu ei näita nagu näpuga kellegi peale, sest ma olen ise sealt tulnud ja ma tean, et mis on see, kes ma olen nagu täna ja mismoodi ma mõtlen ja mismoodi ma suhestun eluga ja milline ma olin nagu varem, siis varem oli ka see, on nii, aga mina väga midagi teha ei saa, isegi kui ma proovin ja kõik ei pruugi nagu nii minna, aga täna mul on hoopis teistsugune mindset, et tänane mindset on mul see, et mida iganes ma otsustan ette võtta, ma teen selle ära. Ja kui mul on piisavalt enesekindlust, piisavalt pealehakkamist ja vastupidavus, siis ma teen ära selle, et kõik ongi selles mõtteviisis kinni. Üks selle sinu ära tegemise ma lihtsalt tahan veel mainida see, et sa ei pea pruuginud asja perfektselt teha. See ongi see, et sa lihtsalt pead selle ära tegema ja siis vaatad, mis on juhtub. Ja just ongi, et me tihtipeale hakkame üle analüüsima, et kuidas peaks tegema ja mismoodi ja mõtled nagu, proovid selle 10 sammu vaata ette mõelda, aga ära mõtle, siis hakkad üle mõtlema. Ja siis on see sama alateadvus, mis üritab siin nagu selles mugavustsoonis hoida või ütleme siis nagu ellujäämis selles nii-öelda tsoonis, et ära jumala eest tee midagi uut. Vaid aga lihtsalt tee see esimene samm ära. Tee see esimene samm ära ja siis vaata, mis saab. Jah, tore on, kui sa tead teise ja kolmanda sammu, aga tihtipeale on see, et tee see esimene samm ära ja vaata, mis saama hakkab. Ja küll sa täpselt nii nagu ennegi, et kõik need väljakutsed, mis sul tulevad, küll sa nagu hakkama saad nendega. Vahel on raske, vahel on kergem, aga kui sa pidevalt õpid ja arened, et siin on nagu hästi oluline ka aru saada, et sa pead olema valmis kogu aeg õppima. Et sa pead ennast viima ka nagu õppimise mõttes mugavustsoonist välja. Et sa otsid omale kogu materjali. Et sa tunnistad oma nõrkasid kohti ja sa arendad neid. Nagu selles mõttes, et kui sa näed, et see nõrk koht aitaks sind viia palju kiiremini, palju kaugemale või aitaks su saavutada hoopis teistsuguse elu kvaliteedi või eluväärtuse. Nüüd see on jälle lihtsalt sellest mugavustsoonist välja astuma kogu aeg pidevalt iga päev. Et pidev nagu areng. Just, täpselt. Aga kuidas sa nagu seda poolt nagu lastega veel seod, et sellest, et kui sa ikkagi tegelikult seda kõik alusid 3 last,
et kuhu sa panid, kus nad tegid, kuidas nad segasid, kuidas see dünaamika nagu töötas? Eks me leiutasime seal ka kogu aeg. et meil vanavanemad ikka tihti peale või tädid ja õed ja kõik muud abiväed seal ehitasid meile ette, et ikka Merle ja Erko viimasel minutil jälle avastavad. Aga see ongi nii, et sa tahad midagi ära teha, siis sa hakkad otsima nagu võimalusi, et nende laste organiseerimise puhul on ka kogu aeg niimoodi, et ma võiks ju otsida oma labandusi, ma ei saa, sest mul on lapsed. Ma ei saa, ma pean olema kodus, seepärast, et mul on see ja teine ja kolmas, aga kui sa midagi nagu väga tahad, siis sa leiad selle võimaluse. Et eks see on paras skeemitamine meil kogu aeg, et me siin käisime veebruaris Erkoga esimest korda põhimõtteliselt kahekesi ärireisil USAs, mis oli siis 9 päeva. Ja mille siis lapsehoidmise peale me tegime Exceli tabeli, et mis kell keegi tuleb, meil oli kokku vist 3 või 4 erinevat lapsehoidjat selle perioodi peale, sest üks lapsehoidja, minu õde sai olla teatud aja, Erko ema sai olla teatud aja ja minu isa sai olla teatud aja. Ja siis oli seal, ma ei räägi nagu päeva täpsust, me räägime nagu tunni täpsuses, et mis kell jõuab vanaema buss ja mis kell peab õde olema seal tööl. Et meil lõpuks oligi nii, et meil oli Exceli tabelis, me täpselt vaatasime, kes kuhu jõuab, kes tuleb, kus läheb. Siin on telefoninumber, kui midagi oleks valesti minema, siis helistage meile. Kui sa saad eda kätte, siis helista talle. Et eks see skeemitamine käis kogu aeg, aga kahekesi on selles mõttes ikkagi nagu natukene lihtsam, et me saame nagu teineteise nii-öelda seljatagust, siis kui ühel on vaja minna, siis teine mõtleb, et kuidas ma saan nii, et võib-olla ma saan kuidagi endasid ümber mängida, aga meil oli see mõttes ikkagi nagu abiväge ka, et päris üksi me nagu ei olnud. Aga see laste üleandmine on alati selline nagu see mitte üleandmine, vaid ütleme lapsehoidja küsimine on alati selline, ei taha ju küsida. Sa tead, et see vanaema või vanaisa või tädi tuleb nagu alati hea meelega. Aga ikkagi on see, et sa nagu, kuule, kas sa saad, meil on vaja minna, kui sa saad tulla, et see on nagu ebamugav alati, aga ikka teed seda, ikka küsid. Mul on tunne, see skeemitamine käib siiamaani. Käib. See skeemitamine käib siiamaani sellepärast, et ega väljakutseid vähemaks ei lähe. Väljakutsed lähevad suuremaks ja see ajagraafik läheb aina tihedamaks, aga ma ei saa öelda, et kogu aeg nagu, et läheks nagu väga palju raskemaks selles mõttes, et igas nagu ettevõtluse etapis on omad raskused ja omad rõõmud, et see skeemitamine ühel või teisel kujul käib ilmselt kuni 3. lapse 18. eluaasta. et ikka pead leidma võimalusi, kuidas laste kõrvalt mingisuguseid asju ära teha. Aga seda vabandust, et me midagi nagu tegemata jätame, seda kindlasti nagu ei ole. Me võtame kas või kaasa, kui muud mood ei saa. Et meil on ennegi väga olulistel ja tähtsatel kohtumistel lapsed värviraamatu ja pliiatsikarbiga nagu kaasas käinud ja istunud seal laua otsas kuskil. Kui on vaja, siis on vaja. Siis midagi tegemata sellepärast ei jää. Absoluutselt. Aitäh, et sa nagu jagasid neid asju. Ja, palun. Ja mul on küsimused, mida ma ka igalt külaliselt nagu alati küsin. Ja. Et esimene on, et kuidas sa alustad oma hommikuid, mis on sinu nagu hommikurutiin või kas sul on üldse mingi hommikurutiin? Jaa, mul on väga hommikurutiin. Hommikurutiin on üks asi, mis on minu nagu must have tööriist. Ilma milleta ma ei kujuta ette, et ma suudaksin kõigi nende väljakutsetega nagu hakkama saada. Ja ma ei ole üldse hommikuinimene olnud. Ma ei olnud väga kaua hommikuinimene, et hommikud on minu jaoks olnud alati väga-väga rasked. Et siuke nagu tavapärane pilt oli see, kus ma alles niimoodi kella 10-11 suutsin nagu enam-vähem nagu aju tööle ja keha tööle saada ja siis oli siukest tund 2 siukest väga siukest nagu teravat hetke, siis tuli lõunasöök peale ja siis tuli see lõunasöögi järgne selline roidumus. Et üritasin siis nagu siukses olukorras väga nagu tegus ja toimekas ja efektiivne olla. Aga ühel hetkel ma tabasin ära, et hommik on see aeg, kus ma tegelikult saan
oma selle üksi olemise aja, mida ma tegelikult väga vajan. Et see on ka see asi, mida ma nagu ühel hetkel ära tabasin, kui ma muutusin juba iseenda jaoks ebameeldivaks inimeseks, sest ma väga kergesti ärritusin ja ühesõnaga sellised klassikalised ületöötamise nähud on ju. Ja ma üritasin nagu ennast kõrvalt analüüsida, mis nagu viga on, et tegelikult ju on kõik hästi, jah, tööd on palju, aga mul on tore abikaasa, mul on toredad lapsed, ma olen elus terve, mul ei ole midagi viga, on ju. Et muidugi on igas peres on muresid ja rõõme ja igas elus on muresid ja rõõme. Aga no selles mõttes, et mis mul siis viga on, miks ma olen selline, nagu ma olen, ma ei meeldi enam iseendale. Et siis oligi nagu see, et ma sain aru, et ma vajan üksi olemise aega. Ja väga raske on seda leida 3 lapse ja ettevõtte ja kõige muude kohustuste kõrvalt. Ja siis ma tabasin ära, et hommik on tegelikult see aeg, kus ma saan ärgata teistest varem. Ma ärkan kella 5 paiku, et ma alustasin, muidu ärkasin kell 7, siis ma hakkasin kell 6, ma ärkasin muidu kell 7 koos perega, siis ma hakkasin kell 6 ärkama, täna ma ärkan kell 5, ja täna võid selles mõttes, nüüd ma ärkan kell 5, täna ärkasin 5:30, aga see hommikuaeg on see, või see nagu avastus, et hommik on see aeg, kus ma saan olla üksinda, ma saan oma nagu trennid ära tehtud, ma saan tehtud oma nii-öelda vaimset, et ma saan oma mindseti nagu hommikul paika panna, see on minu jaoks hästi oluline, et kui ma päeva alustan, et ma alustan juba nagu õige fookuse või õige mindsetiga, et mul on üks selline väikene harjutuste seeria, mida ma teen, üks on nagu füüsilisele kehale, ehk ma teen nagu mingisugused trenniharjutused, hoida ennast vormis ja et ma saaksin oma ainevahetuse käima ja oma nii-öelda energiataseme nagu paika, aga teine asi on selline 3-punktiline kuidas seda siis öelda, ta on nagu meditatsiooni ja selline visualiseerimise nagu komplekt, et ma istun maha rätsepa istmes või siis istun tugitooli peal, ma panen silmad kinni ja ma mõtlen järjest 3 asjale. Kõige esimene asi on see, et mis on 3 asja, mille üle ma olen tänulik. Ma mõtlesin nagu siis füüsilisi asju mitte alati, vaid mingid olukorrad, mingid inimesed. Kui mul ei meenu mingi väga spetsiifiline hetk, siis võib-olla on nagu üleüldiselt, mis mu elus on, mille üle ma olen väga tänulik. Ehk siis see nagu tänulikkuse nii-öelda harjutus. Siis järgmine on see, et ma kujutlen endale ette minu päeva. Ehk siis ma alustan sellest hetkest, kus ma praegu istun ja kuni selle hetkeni, kui ma õhtul lähen voodisse ja magama jään. Et üks on see, et mida ma selle päeva jooksul nagu teen, aga teine on, kuidas ma tunnen ennast. Näiteks mul on mingi väga oluline koosolek, siis ma mõtlen, kuidas ma ennast selle koosolekul tunnen ja ma üritan seda tunnet sel hetkel nagu tekitada. Ma kujutan visualiseerida seda ja ma kujutan seda tunnet nagu endale ette. Ja kõige viimane 3. asi on siis nagu see future ehk tulevik, ehk et ma kujutlen endale oma tulevikku, milline inimene ma tahan olla, vaimselt ja füüsiliselt, milline abikaasa ma tahan olla, milline ema ma tahan olla, mida ma tahan oma ettevõtluses, oma ettevõttes saavutada, oma ärielus saavutada ja milline üldse üldiselt minu tulevik on ja ma kujutangi seda nagu ette piltlikult, ehk ma visualiseerin ennast isegi nagu selle hetkeni välja, et mis värvi autoga ma sõidan, millises kodus ma elan, millised riide ma kannan, mida ma tunnen, milline ilm väljas on, et selle visualiseerimise puhul on hästi oluline, et see oleks nagu efektiivne, et sa tunnetad võimalikult palju seda hetke või isegi nagu osad visualiseerimise õpetajad räägivad, et ürita isegi seda lõhna tunda, et see läheb mõne inimese jaoks võib-olla väga arusaamatuks, aga ürita seda lõhna tunda või ürita nagu seda emotsiooni nagu tunnetada sel hetkel, et kelle huvi on, siis visualiseerimine on üks väga efektiivne tööriist, et läbi visualiseerimise ma olen sellega tegelenud, ma arvan nüüd kuskil 2 aastat, umbes täpselt, ja läbi visualiseerimiseni on minuni jõudnud väga paljud võimalused, mis ma ei ole kindel, kas muidu oleks jõudnud. Eli ma tihtipeale lisaks sellele hommikusele visualiseerimisele visualiseerin ka mingisuguseid muid eesmärke.
ja siis sa näed, kuidas asjad hakkavad juhtuma. See on umbes see punase auto näide, vaata, et kui ma tahan omal uut punast autot, siis mida sa linna peal kõige rohkem näed? Punaseid autosid. Et see visualiseerimine töötab umbes sarnase loogikaga. Et kui sa hakkad omal mingit asja nagu niimoodi korduvalt või nagu rutiinselt visualiseerima mingisugust eesmärki või asja, siis sa hakkad nägema võimalusi, kuidas selleni jõuda. Ma ei tea, kuidas see töötab. See on mingid asjad toimivad igal juhul, aga see töötab. Ja väga palju asju on tänaseks päevaks minu ellu jõudnud, ma arvan, just läbi visualiseerimise. Ja need on väga lahedad asjad. See ei kahtlegi. Kuidas su nagu suhe mentoritega ja nendega, kas teil on olnud mentorid, kas te olete ise mentorid ja mis üldse nagu arvad sellest? See on üks koht, kus me võiksime olla, see on üks koht, kus me võiksime nagu olla palju eeskujulikumad, ütleme nii, et selles mõttes jah, ma usun, et mentorid väga-väga töötavad, väga hästi töötavad ja õppida inimestelt, kes on olnud sarnases olukordades, õppida inimestelt, kellel on kogemus selles valdkonnas, on kindlasti väga-väga nutikas, sest sul on võimalik jätta vahele mingisugused etapid, jätta tegemata mingid vead, aga ma ei saa siin rõhutamata jätta, et sa pead mingid asjad ise läbi tegema. Sa võid kuulata, sa võid mõelda, et nüüd ma tean, et ma seda ei tee, aga sa ikka astud sellesse ämbrisse. Ja seda on vaja lihtsalt selleks, et see nagu kinnistuks sulle. Aga mentorid on kindlasti väga vajalikud. Meil on oma nii-öelda tugivõrgustik, aga meil ei ole sellist nagu ametlikku mentorit, mida nagu paljudel inimestel või paljudel inimestel tegelikult ka ettevõtetel on ju. Aga meil on oma nagu nii-öelda tugivõrgustik, kellega me suhtleme ja kellelt me saame inspiratsiooni ja ideid ja kellega me nii-öelda vahetame oma muresid ja rõõme, et see töötab peaaegu sama hästi kui nagu mentorlus. Aga jah, ma olen väga palju mõelnud, et on mingid valdkonnad, kus võiks olla nagu selline väga hands-on mentor, kes kui on mure, siis lähen ja kurdan ja kui on rõõm, siis lähen ja jagan, et jah. Aga praegu, kusjuures siiamaani on nii-öelda offline mentoritena töötanud väga hästi kõikvõimalikud podcastid ja raamatud. Et see samane efekt, et kui tema sai hakkama, siis mina saan ka hakkama. Et võib-olla alati ei olegi vaja nagu sellist live mentorit. Et mõnes valdkonnas piisab ka mingitest muudest tänapäeva kaasaegsetest võimalustest. Ei, kindlasti. Aga räägi, kui sul oleks võimalus panna reklaamplakat Vabaduse väljakule või Raekoja platsi. Ütle uuesti, mis? Reklaamplakat. Ja mitte reklaamida midagi, vaid mingi sõnum saata inimestele. Et mis see sõnum oleks, mis sa sinna peale kirjutaksid? Tee see esimene samm. See on väga hea. Kui sa tahaksid, et kuulajad võtaksid ainult ühe asja tänasid kaasa või mida nad võiksid hakata tegema, mis võiks see asi olla? Ma arvan, et seesama idee, mis ma just praegu ütlesin, et meil kõigil on peas nagu nii palju ideid, mida võiks teha. Ja me kogu aeg jääme sinna võiks, oleks, poleks nagu sellisesse nagu mõtteviisi kinni, et kaks asja nagu kokku panna. Üks on see, et see teadmine, minus on kõik olemas. Minus on olemas kõik need teadmised ja oskused täna siin, et need väljakutsed, mis mu teele saadetakse või mis ma endale saan, ma saan nendega hakkama. Ja sinna kõrvale see, et tee esimene samm ära. Ära mõtle enam neid KS tähekombinatsiooniga lõppevaid sõnu, et oleks mul see, siis ma teeks, aga äkki kui, jah, ühesõnaga, et tee see samm ära ja vaata, mis tuleb. Väljakutseid tuleb isegi siis, kui sa on 10 sammu ette mõtlenud, neid ootamatusi tuleb ka siis. Aga tihtipeale on see, et kui sa jääd neid samme välja mõtlema, siis sa jäädki neid mõtlema. Et sa ei tee seda esimest sammu ära, siis hakkab see samane alateadus, mille eesmärk on hoida sind lihtsalt elus. Et sa ei teeks midagi out of comfort zone, et sa teeksid neid igapäevaseid tavalisi asju, mis hoiavad sind elus.
et hakkab sulle tootma neid põhjuseid, miks sa midagi uut ei peaks tegema ja siis sa jäädki sinna ja sa jääd lõksu sinna ja sa ei saa. Et tihtipeale ongi see, et lihtsalt tee ära. Sul on usk mingisse ideesse, sa oled seda analüüsinud. Ma ei räägi seda, et hommikul ärkan idee ja kohe lähen torman on ju pea ees kuskile. Et alati tuleb natukene analüüsida, vaadata, võrrelda, mõelda, on ju. Aga see analysis paralysis, et nagu sellest välja astuda. Tee see samm, I can do it ja that's it. Ideaalne. Ja viimasega ma küsin, et kuidas mina või meie kuuled seal abi saavad pakkuda? Kuidas kuuled saaksid abi pakkuda? Klassikaline vastus oleks kohe, et toetagi Breedenit, on ju, et ostke mütse, ostke lastele häid mütse. Aga mu jaoks nagu, see kõlab võib-olla väga nagu selliselt maailmaparanduslikult, aga ma isegi nagu ei mõtle seda, et kuidas mind saaks aidata, vaid minu mõte nagu kogu aeg see on, miks see ettevõte sai loodud ühest küljest nagu minu enda pärast ja ma saaksin, nagu ma alguses rääkisin, on ju, ja ma saaksin töötada kohas, kus ma tunnen ennast turvaliselt, kus tiimikaaslased teineteist toetavad, kus sa tunned ennast hästi, et sinu nii-öelda need tugevad küljed saavad esile tõstetud ja sa teed asja, mis täidab sinu elu eesmärki või mingisuguseid nagu, et ma ei tee nagu tühja mingit tööd, vaata. Tihtipeale me teeme tööd, mis võib-olla üldse ei ole nagu seotud meie mingi elu eesmärkidega, ma mõtlen nagu siis tööalaste või siis eraeluliste eesmärkidega. Aga ma tahaksin, et inimesed teeksid elus neid asju, mis teevad neid õnnelikuks. Et nad ise endale teeksid selle teene, et nad ise endast aitaksid sellega, et nad ei lepiks eluga, et nad ei lepiks sellega, mis neil on antud, vaid nad mõtleksid, kuidas mina saaksin oma elu paremaks muuta ja ei jääks nagu sinna ohvri rolli, et mul on antud ja ma pean sellega leppima. Et see teeks mind jube õnnelikuks, sest et jube lahe on vaadata kõrvalt säravaid inimesi, kes teevad oma asja hästi ja kes naudivad elu ja kes õpivad ja on avatud meelega ja suhtuvad ellu nagu elusse kui võimalusse, mitte kui takistusse. Et see on nagu, see täidab nagu minu hingega, et mida rohkem selliseid inimesi on, seda ägedam on nagu maa peal elada, et ma olen alati natuke maailma parandaja olnud. Aga täna hommikul ma kuulsin ühest videost ühte väga head lauset. Ma olen alati olnud ka selline koolipõlles saati, mind saati direktori direktori kabinetti. Sellepärast ma üritasin sellele mingeid maailmaparandusasju teha. Aga tegelikult, kui sa taipad ära, et ära ürita maailma parandada, vaid ürita kõigepealt iseennast parandada ja läbi selle hakata maailma parandama, siis ma arvan, et siis läks minu elu ka palju lihtsamaks. No nii see on. Ja ongi. Aga super. Aitäh mõelda tagasi. Jaa, palun. Aitäh, et kutsusid, väga lähe oli. Ei, saade on läbi ja loodan, et nautisite, et minu meelest oli siit väga palju õppida ja kuulata ja see, Merlega tuli lihtsalt nii palju uusi ideid, mida nagu teha ja kuidas nagu võiks teha, et just see, kuidas nad lastega 3 last ja mis graafikud nad tegid ja nagu nad kuulevad, et kõik ütlevad, see ei ole võimalik ja seda ei saa teha, aga näe, on. Ja tavaliselt teinekord ei olegi meil rohkem vaja kui see, et keegi näitab, et see on võimalik ja me hakkamegi seda tegema, et nii vähesest ongi seda vaja ja Merle lihtsalt neil on tarkusi rohkem kui siia saatesse mahub ja kindlasti tulevikus ma hea meelega mõtlen, et kuidas mõlemaga nendega saade teha ja see oleks nagu väga huvitav, et andke kommentaaridest, mõtetest teada, loosimised käivad Facebookis igal pool, et ühinege tehke, et ma olen hästi tänulik, kuulajaid loodame kogu aeg juurde saada, et mida rohkem inimesed sellist motivatsiooni, inspiratsiooni saavad, seda ma loodan, et ka tekib ka neil suur tahtmine rohkem tegutseda ja aktiivsemad olla ja ettevõtlikud ja mitte ettevõtjateks hakata, vaid lihtsalt ongi, ettevõtlikkus on see hästi oluline, et meil on ka blogis kirjutasime, miks töötada, Anneli kirjutas, miks töötada vabatahtlikuna ja ma arvan, et kui te olete noored või ükskõik mis vanuses, siis vabatahtlik olemine on kõige parem koht, kus see tegelikult esiteks on see, et te õpite väga palju uut, pluss on see, et te kohtute inimestega, kes mõtlevad sarnaselt
ja see on väga hea moodus, kust leida endale mõttekaaslasi ja ärge lihtsalt mingi niisama olge vabatahtlik, vaid mõelge, kui te midagi teete, kuidas ma saaks seda veel paremini teha, et see annab väga palju juurde ja seda ma teen ka nagu selle saatega, et ja kõik need vabatahtlikud, kes mind aitavad, need on hästi super, sest me kogu aeg mõtleme, kuidas me saame jälle seda saadet paremaks teha, kuidas rohkemate inimestele ja ma olen hästi tänulik, et me kõike seda teeme ja need inimesed on mulle abiks olnud ja kes iganes ka ei ole, kes sa nagu soovid, et mõtled, tahab ka panust anda, kirjuta meile julgelt, me ootame alati inimesi, ükskõik kus sa ka ei asu, et selle saatel on veel väga-väga palju asju, mida me tahame teoks saada. Et kirjutage, Indrek, et hakkame tegutsema, Facebookis olge ja järgmise korrani, et järgi unustage, et olge õnnelikud, positiivsed ja aitame alati teisi.